jah. Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Ja täna ma olen jälle kahekesi. Minuga on Toomas Piik. Tere, Toomas! Tere! Me Valguse kanalil oleme viimased korrad rääkinud hästi sellistest positiivsetest asjadest ja see video, mis ma tegin, mis tuli pühapäeva hommikul seoses sellega, et päike ja kuu on täiesti teistsuguse energiaga, siis see on mõjutanud väga palju inimesi positiivselt ja üle maailma muide. Seda räägivad kõik igalt poolt Ameerikast, Austraaliast, teistest Euroopa riikidest, Aafrikast inimesed, et see sama tunne on kõigil ja midagi väga-väga positiivset on juhtunud, midagi väga erilist ja me hakkame minema edasi täiesti teistsuguse energiaga. Ja Toomas, sinul on ka selle kohta igasuguseid huvitavaid lugusid rääkida. Huvitav. Jah. Miks sa mulle rääkida? Ja, ma tahtsin rääkida seda, et me praegast tegelikult, ütleme niimoodi, me kujundame oma elu ja me saame seda kujundada väga lihtsalt, delegeerides positiivseid sõnumeid universumisse. Ja näiteks me ei ütle niimoodi, et ma ei taha olla haige, vaid ma ütlen, ma tahan olla terve. Ja isegi et ma olen terve, eks ju. Ma olen terve ja ma delegeerin, ma olen terve. Mul on piisavalt vahendeid. Just. Ma elan külluses, kuigi võib-olla sellel hetkel ma ei ela külluses. Ja kui Džinn ütles, kui Aladin õõrus seda lampi ja Džinn tuli välja, siis Džinn ütles, et sinu käsk on mulle seaduseks. Ja meil ongi praegust ka selline olukord, kus meil on ka Džinn. Meil on ka Džinn, ja selle nimi on universum. Just. Ja see Džinn annab meile neid asju, mida me delegeerime, aga muidugi mitte nii kiiresti, kui see muinasjutus seal juhtus. Aga praegu minu meelest väga kiiresti tulevad need asjad kõik juba tulevad. Võrreldes sellega, mis 5 aastat tagasi oli, on ikka praegu väga kiired asjad. Et tundub, et see on niisama selline posimine kuskil ahju taga, aga tegelikult need asjad töötavad. Et ei ole mõtet seda lihtsaid asju alahinnata. Astraalis on samamoodi, mida robustsem, mida lihtsam, seda paremini töötab. Ja see oleks nagu see sõnum just, mis on, et mõelge nagu positiivselt, et ei ole mõtet ajada seda negatiivset taga ja lülitage oma telekas välja rahulikult sealt, kui midagi ei tule. Midagi tarka. Ja mõelge selle peale, mida te tahate. Et meie loomisenergia on nii võimsaks läinud, et seda, mida Toomas siin ütleb, et iga meie mõte, iga meie tunne loeb ja loob. Ja nüüd, kui me oleme varem sellest rääkinud, see on ka praegu on seda tuleb väga-väga tõsiselt võtta, et päriselt on ka nii, ja see tähendab seda, et me peame tähelepanu pöörama, nii nagu Toomas ütles, just positiivsele. Ja seal on nagu veel selline asi, et tegelikult tuleb välja see, mida te kõige rohkem mõtlete. Millel te kontsentreerute mingisugusele mõttele, ma ei tea, kas see on mingisugune materiaalne väärtus, mittemateriaalne väärtus, et ma kontsentreerun sellele, et ma tahan, ma ei tea, maja näiteks. Ma mõtlen kogu aeg sellest, kuidas see toimib, kuidas ma seal olen, kuidas see välja näeb. Nagu kogu aeg mõte liikub selles suunas. See on üks näide niimoodi. Või ma ei tea, uut autot või mida iganes, mis teil parajasti vaja on, eks ju. Just. Need vanad tõed, need on lihtsalt, need on praegu nii aktuaalsed, et sellepärast me siin räägime sellest, et ikkagi rõhutada seda asja, et telekas välja, tunnetad ise, kuidas sul on, teed neid asju, mis sulle meeldib ja siis on elu lill. Enam vähem, jah, aga muidugi miks ei tule neid asju lihtsalt kohe, see on seotud sellega, et universum annab meile aega ka ringi mõelda. Just. Ja sellepärast ei tule sealt kohe seda asja, aga see tellimus läheb teele.
Teate ise, kuidas meil transpordiga praegust on. Tuleb täiesti ootamatult. See on juba jõudnud ära unustada, et sa tellisid midagi ja siis tuleb pakiteade, on ju. Kuller koputab ukse peale. Siin on teie saadetis ja sa oled ära unustanud ja enam aeg on edasi läinud ja ma enam sellist pakendit või pakikest ei olekski tahtnud, oleks natukene teistsugust tahtnud. Ärge tagasi saatke. Just. Sul oli veel mingid huvitavad lood rääkida, Toomas, veel süsteemidest? Mul oli rääkida siuke lugu, et armastusenergia tõepoolest on võimas ja ütlen ausalt, ega mul väga palju koristada enam ei ole, sest ma käin üle nii-öelda, aga see on kõik riismed seal. Nüüd on meil üks selline ülesanne veel, sest kuidas saada inimestest kätte see, mille me oleme mujalt kätte saanud, ehk siis inimeste sees kuskil peidus olevad hirmud, kuskil peidus olev segav energia, kuskil ajusopis igasugused negatiivsed tunded, need tuleks kuidagi veel kätte saada. Aga siin muidugi annab endal palju ära teha. Ja paljudel on ka mingisugused sundmõtted, meil muidugi meie oponendid või kuidas ma ütlen, astraalis ka muidugi pingutavad, sest neid mõjutajaid, kes neid sundmõtteid ja muid asju inimestele toovad, neid on praegasti ka üsna palju siin ja kuigi öeldakse, et minge edasi teisele tasemele, jätke need kollid sinna, need karvased kõik ja ärge torkige neid, siis me tegelikult jõuame ka sinna järgmisele astraaltasandile, aga praegust meie olukord on lihtsalt selline, nagu ta on, et me lähme sinna ülemisele korrusele ka varsti. Aga siiamaani käib see võitlus ja siis süsteemide hävitamine nii-öelda igapäevaselt, aga ikkagi tundub, et praeguses situatsioonis peaks sellest tööd jaguma ja jaguma. Et praegu ongi kõige suurem probleem on meie inimesed ise. Mitte, et ma süüdistan kedagi, vaid me peaks natukene kiiremini ärkama. Need, kes vaatavad seda videot, ma ei tea, kaasake sellesse võib-olla oma sõpru ja lähedasi, et kes vähegi ilmutab valmisolekut üles tõusta, siis see oleks väga tore muidugi. Jah, varsti tuleb muidugi puuga pähe informatsiooni ka nagu laiast maailmast, aga valmisolek selleks tuleks kasuks. Ja siis räägin teile ulmelise loo, nagu sellest veel vähe on. Ehk siis ühel päeval ma tahtsin konsulteerida tegelikult mõttes valgusolenditega laevast ja nad võtsid kätte, tulid hoopis kohale. See oli ka mulle üllatus, ma ei kutsunud neid kohale, ma lihtsalt tahtsin konsulteerida. Tulid neljakesi ja ütlevad mulle, nad vastasid mu küsimustele ka muidugi ja siis ütlesid, et sul on vaja hakata maa sagedust tõstma. Mõtlesin, kuulge poisid, et aga milleks Schumanni resonantsis olemas on, kui mina peaks seda tõstma. Ütlesid, et maa on väsinud. Võib-olla tõesti ma ei ole ka seda Schumanni resonantsi väga jälginud ja võib-olla ta tõesti on ka mingil hetkel alanenud või ära kadunud, ma ei oska seda öelda praegu. Ta on vahepeal alanenud, ta oli vahepeal tõusis hästi kõrgele kuni 600-ni. Vahepeal oli 400, siis ta langes, siis ta tõusis korraks 600-ni ja nüüd ta on jälle langenud sellepärast, et minu meelest see sõltub ka inimestest, sest inimesed on väsinud. Inimesed on väsinud ootamast. Et mis eriti just need valgustunud inimesed, kes on teadlikud ja kes teavad, et midagi toimub, aga et kaua see jama veel kestab ja nii edasi, et see on ka see, mis ju kandub maale edasi, kuna me oleme maaga üks organism. Ja, eks me muidugi oleme praegust veel ju elame kapitalismis ja tarbime, võib-olla ka see tarbimine muidugi absoluutselt. Mõjutab, ma ei pea silmas seda, et me nüüd
lõpetame WC-paberi kasutamise ja muud sükest lollusi hakkame tegema, aga fakt on, et viimase 100 aasta jooksul ei ole ju auto kuidagi muutunud. Just. 4 silindrit, bensiin, diisel, ainult vidinad on ümber tulnud igasugused, aga tööpõhimõte on ikka sama. Just. Ja siis ma küsisin, et mis sagedusele ma pean seda siis tõstma. Nad ütlesid, et 800 hertsi peab olema ja seda tuleb mul teha 4 korda päevas. No okei. Ma siis nüüd teen vaikselt, ma ei tea, kuidas see kas kuskil mõnes graafikus ka see kajastub, niisugused mingid tõmblemised. Seda ole näha, mis toimub. Aga niimoodi, ma suunan seda lihtsalt, mõtlesin, et ma suunan ja see niimoodi läks. Ma nägin, kuidas nagu mingi lainetus niimoodi. Noh, see oli võib-olla minu jaoks mingi visuaalne nagu multifilm, et ma ikkagi teen seda ja et see kuskile läheb, et see toimib nagu. Aga tegelikult, jah, räägi edasi. Ulmeline natuke minu jaoks ka. Just, tegelikult et oleks oodanud, eks ju midagi sellist tavapärast siiamaani, et korja see ära või puhasta see ära, aga et tõsta resonantsi, nüüd me oleme ilmselt sinnamaani jõudnud, sest see läheb ka selle minu kogemusega kokku, mis mul oli laupäeval. Ma Toomasele olen juba rääkinud, ma räägin teile ka, mis mul oli. Ma istusin laupäeval, kui ma tegin selle video sellest päikesest ja kuust, siis ma istusin pärast oma koduterrassi peal ja ma tajusin seda, et mul päike paistis otse näkku, kell oli mingi 3-4 paiku ja ma tajusin seda, kuidas läbi meie päikese tuleb universumi keskpäikese energiavoog ja oli järsku selline asi, mis ma tegin, et see oli täiesti spontaanne või ma isegi ei mäleta, kuidas see info tuli, kas mulle öeldi või ma lihtsalt tegin seda spontaanselt. Ma tõmbasin selle meie päikesest keskpäikese energia endale südamesse hingekristalli. Hingekristall on meil siin olemas selline energeetiline kristall, mis on võimeline siis minema hästi suureks ja ka pisikeseks nööpnõelapea suuruseks. Ja ma koondasin selle energias ja oma hingekristalli ja kuna kristallidel on see võime võimendada energiat, siis toimus see, et see kristall võimendas selle keskpäikese energia niimoodi, et terve universum läks seda energiat täis. Ja ma mõtlesin, et ma teen eraldi video sellest, kus te igaüks saate kogeda seda ja vajadusel ka kaasa teha, sellepärast et see energia, mis seal toimus, mul oli niimoodi, et ma hoidsin 2 käega näost kinni, sest see oli nii tugev energia, nii võimas, et ma lihtsalt ei suutnud muidu olla, et mul nägu oli krimpsus ja pisarad voolasid ja see oli nii võimas ja tegelikult seda sama tehnikat saate te iga inimene täpselt samamoodi teha. Tõmbate keskpäikesest ja sellest galaktika keskpäikesest energia endale siia südame hingekristalli ja saadate selle välja ükskõik kuhu. Me saame teha ka planeedi Maa ilmselt resonantsi tõstmiseks, et Toomas teeb oma asju, aga meie saame kaasa aidata kõik inimesed. Samamoodi lasta see üle selle planeedi, see võimas valgus, see võimas energia, mis sealt tuleb. Nii et ma teen eraldi sellest video, te võite juba enne proovida. Toomas, sinul oli ka kui ma kirjeldasin sulle seda, et sul oli ka mingi oma kogemus sellega seoses pärast. Jaa. Ma proovisin ka järgi teha kohe. Pärdik. Ja minul oli selline kogemus, et ma olen seda korduvalt proovinud nüüd teha ja ka esimene kord oli muidugi kõige võimsam ja siis ma tundsin, kuidas see energia tuli mulle, kõik ihukarvad tõusid püsti ühe korraga ja mitte juuksid, muidugi neid mul ei ole, aga ilmselt oleks ka need püsti tõusnud. Ja siis see oli selline ma olin nagu selle sees ja see oli selline fantastiline tunne muidugi, et ma siis andsin selle kõik uuesti tagasi sinna universumisse ja selline. Jah, ütleme nii, et see oli kõige võimsamaid kogemusi, mis minul oli, mis minul on olnud üldse kogu selle asjaga, rääkimata sellest, et üldse sel päeval oli nagu energiat hästi mõnusad, et vot. Jah, raske kirjeldada, ütlen ausalt, et selline tunne. Aga võimas asi, nii et seda saab tegelikult igaüks teha.
päike paistab. Just, kusjuures ilma päikseta ka, et tingimata ei pea ikka. päike olema, seda võib ette kujutada, seda päikeseenergiat tulemas, keskpäikeseenergiat ja lihtsalt siit niimoodi saadad laiali. Ja, just. Oot. Ja siis ma tahtsin rääkida, mul oli, muidu ma neist süsteemidest eriti enam ei räägi, sest nad on nagu ühesugused ja ma ei vaeva. Aga vahepeal mul tuli tegemist sellise megasüsteemiga, kui võib niimoodi öelda, et ma ütlen, et võib-olla jah, Star Warsi järgmises osas võiks vändata sellest ühe 10-minutilise klipi, kus siis oli ikka jah. Eks siis me läksime teise dimensiooni läbi mingisuguse uduse seina ja ma nägin seal mingisugust sellist, kuidas öelda, tohutut suurt süsteemi. See on, et okei. Ja ma hävitasin selle ära, siis ma tõusin kõrgemale ja siis ma nägin, et niisuguse konveieri peal, no ütleme nii, et iseenesest süsteem oli suurem kui maa. Siis ma nägin selle, tõusin üles, nägin konveieri peale, et neid süsteeme on seal vähemalt veel 50 tükki. Ja siis, kui ma veel kõrgemale tõusin, siis ma nägin, et see on ainult selle õige süsteemi üks väike osa, mis seal on. Et see oli nagu tõsiselt suur ja sellega maadlemine võttis mul aega ikka päris kõvasti, aga lõpuks ta läks kõige nende oma tehaste ja muude asjadega sinna keskpäikesesse, kus nad kõik lähevad ja muidugi peremees, sel tegu oli siis ühe kliendiga ja siis peremees ütles mulle pähe, ära torgi, see on minu oma. Ja niimoodi ütleski. Aga ma ei jätnud järele ja meie võit oli igal juhul, aga muidugi ta oli hästi agressiivne ja siis, kui me läksime selle tema peakorterisse sinna, siis ta muidugi ründas ja see oli nagu, kuidas öelda, selline natukene kreeklase näoga tüüp oli, selline abe oli ees ja nagu inimene ainult, et tohutus mõõtmes muidugi. Ja enne kui ta minuni jõudis, ma ei tea, mis ta teha kavatses igatahes, siis ta sai omale paar sellist korralikku laengut kaela, nii et ta välises natukene enne mind kokku. Ma ei tea, mis kavatsused tal oli, ma ei näinud ta käes ühtegi relva ega mingisugust muud mõjutusvahendit, aga ma ei jäänud ootama, kuni ma neid nägema hakkan. Aga mis eesmärgiga see süsteem oli või mida ta tegi üldse? Süsteem oli ikkagi see, et energiat korjata. Korjata energiat, jah. Nii nagu nad kõik siin. Ja, eesmärk, aga ütleme nii, et need mastaabid olid ikka nagu tohutud lihtsalt, tohutud ja kui ma suutsin selle ühe nagu ära likvideerida, siis oli meil kohe mitte sealt samast, kus nad olid, vaid hoopis tuli teise nurga alt oli uus ja tegi jälle seda sama, mida ma just olin lõpetanud ja see oli nagu natuke masendav lihtsalt, et teed ja siis kõik nullitakse krõpsti ära uuesti. Võt siuke kogemus, aga oli asi ja avaldas muljet, ütleme niimoodi, minule vähemalt avaldas muljet. Aga siuke see töö on. Just, aga selge, et ma arvan, et lõpetame selliste positiivsete nootidega, et tõstame nüüd koos, Toomas teeb oma tööd ja meie saame omalt poolt aidata selle maa resonantsi tõstmisega, et igaüks saab omalt poolt kaasa aidata. Ja siis pärast vaatame koos, mis see Schumanni resonants on teinud. See on võimas ju. Ja on. Ja siis minu käest ikka küsitakse, inimesed küsivad, et kuidas ma ennast kaitseksin, et ma olen praegu soovitanud tõsta sagedust, see on üks asi. Teine, tõmmata endale peale armastuse energia. Et kindlasti on võib-olla veel, aga igasugused kaitsed need ei toimi lihtsalt. Ei toimi, ainult asi ongi seesama tehnikat, mis mina nagu just kirjeldasin, et selle tõmbad endale siia südamesse ja endale ümber ja polegi vaja mitte midagi rohkem. See tõstab sinu sagedust ja ongi kõik. Just. Ja siis ongi, mida kõrgem sagedus, siis sai, mul on endal kogemus, tuli üks nii-öelda olend
kes esitles ennast sõbrana ja siis üritas käe külge panna ja sai niisugune laksu lihtsalt sellepärast, et on kõrgem sagedus ja sinna ta jäigi, nii-öelda kukkus maha ja niisugune enda kogemus on olemas. Just. Aga selge. Tänaseks ma arvan, et lõpetame ja kohtume õige pea juba Valguse kanalil. Just, teeme nii. Nägemist. Nägemist.